Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Mina olen president Amedeo Maddaluno ja täna õhtul räägime Hiinast. Loomulikult teeme seda omal moel, see ei saa olema väga detailne. Meie teeme neid sissejuhatavaid videoid, natuke ajalugu, natuke geopoliitikat, natuke päevakajalisi teemasid. Need videod on kergemad võrreldes tavapäraste kanalil olevatega, kus me läheme detailidesse geolokatsioonide, satelliidipiltide ja olukordade osas. Need videod on mõeldud edasiseks süvenemiseks. Kui keegi ei tea Hiinast midagi, ei tea Türgist midagi, siis ta vaatab seda videot. Aga kui ta tahab täpsemalt teada saada Türgi kohta, siis võib vaadata 2-tunnist ja poolelist saadet, mille tegime professor Grassiga. Nagu pealkirjast aru said, selle tahtsid sina, hiidlaslik introvert. Ja tegelikult, kui vaatame nii Ukraina olukorda kui ka Iraani olukorda, siis Hiina ei ole olnud eriti häälekas ega ole riskeerinud. Öeldes, me saadame neile asju. Umbes nii nagu venelased tegid, eks ole, Venezuelaga. Saadame neile asju ja siis riskivad nad oma näo kaotamisega. Nad on käitunud palju passiivsemalt, kui võiks oodata. Vaadates asju lääne pilguga, ootaks sellise võimsuse ja võimekusega riigilt. Jah, aga siis kallis Mirko, jah, sissejuhatust tasub alati lisada. Need on sissejuhatavad osad, kus me käsitleme teemasid. Tavaliselt on alati ka nende kommentaarid, kes vihastavad. Ja siis öeldakse, te ei rääkinud sellest ega sellest teisest asjast. Meil ei ole pretensiooni panna kogu inimteadmist 2 tunni jooksul YouTube'i otseülekandesse. Meil on küll pretensioon anda teile tõlgendamisvõtmeid ja tööriistu, süvenemiseks vahendeid, mõtteid ja impulsse ja seda stuudiotest. Lähtepunkt, millest alustame, ongi Hiina. Üks introvertne hiiglane, sest minu tänase töö teesiks on selle kontinentaalse mõõtmega riigi sügav introvertsus. Oleme vaadanud üksikuid Lähis-Ida riike, oleme vaadanud Magribi, oleme vaadanud Balkani riike, Türgit oleme vaadanud, oleme käsitlenud erinevaid geograafilisi piirkondi, Indo, Hiina, India. Liigume selle meie riigi ülevaadete sarjaga edasi 3 suurvõimuni, alustades just Hiinast, seega kontinentaalse mõõtmega suurvõimud. Hiina paistab rahvusvahelisel areenil vähem väljapoole suunatud ja ekstravertne. Tegemist on suhteliselt vaikse riigiga, nii kui vaatame kliimat. Neil on kalduvus end tagasi hoida. Ameerika, vaadates lõunat, lahe kriisi meie lääne pilgu läbi, on oma suurust arvestades ebaproportsionaalselt vaikne. Kuidas on võimalik, et nii suur ja tähtis riik, maailma suurim majandus mõnede näitajate järgi, on nii vaikne ega tee end kuuldavaks? Lihtsas keeles öeldes, miks nemad ei käitu nagu ameeriklased ja venelased, ehk siis ei pommita suvalist riiki, miks nad pole veel kedagi pommitanud? Näeme, et tegelikult on nemadki oma väikseid sõdu pidanud, loodetavasti ei tule neil pähe uusi alustada, aga püüame aru saada, miks see kõik nii vaikne on. Siin näete, just nii. Lääne inimene mõtledki Hiinast niimoodi, eks? On suur pingestaatus, suur hirm Hiina suure võime ees tungida Aafrika turule. Siin on meil ISPI kaart mõne aasta tavusest ajast. Nii, rumalalt lõikasime ära kuupäevad, millele see viitab. Milline oli Aafrika põhimõtteliselt umbes 30 aastat tagasi, 20-30 aastat tagasi, kus ainult Sudaan oli veel ühendatud, nii Sudaan kui Lõuna-Sudaan olid üks riik. Ta kauples, tema peamine kaubanduspartner oli Hiina, just nii. Täna on peaaegu kõigil Aafrika riikidel Hiina peamine kaubanduspartner. Tahtsin selle kohta midagi küsida. Nõukogude Liit kiirendas oma langust ka seetõttu, et oli end ühendanud paljude puudujäägiga Aafrika riikidega, et saada rohkem hääli ja suuremat tähtsust, eks. Hiina on selles mõttes üle võtnud, kasutades pehmet jõudu, aga ta teeb seda teistmoodi. Ehk siis samal ajal, kui venelased sisuliselt toetasid neid riike ja need riigid muutusid koormaks, eriti siis, kui oli periood, mil toidu tootmise väärtus muutus. Hiina aga
püüab edasi liikuda. Nad toovad oma töötajad kohale ja kaevandavad otse. Seega võib öelda, et nad saavad sellest suhtest otsest kasu. Nad ei anna lihtsalt otsetoetusi lihtsalt niisama. Absoluutselt, jah. Hiina lähenemine on äriline, see on majandusliku tungimise lähenemine ja tähelepanu, me tuleme selle juurde tagasi, see ei ole nagu Nõukogude Liidu ideoloogiline tungimine. Me tuleme selle juurde tagasi, aga pange see endale kõrva taha ja jätke meelde. Hiina tungimise lähenemine on kaubanduslik ja majanduslik tungimine, millele järgneb poliitiline mõju. Euroopa koloniaalvõimude, mis on Aafrika avalikkuse seas väga ebapopulaarsed lähenemine, on esmalt sõjaline. Ma vallutan sind, hävitan sind isegi ja seejärel toimub majanduslik allutamine. Ameerika ja Nõukogude Liidu lähenemine külma sõja ajal oli nii majanduslik, poliitiline ja sõjaline kui ka ideoloogiline eelkõige kommunismi või antikommunismi levitamine. Kolonialism, antikolonialism, kolonialism, Ameerika Ühendriikide hegemoonia. Kas te näete, mis prantslaste kohalolekust sisuliselt alles on jäänud? Tugev kohalolek Gabonis, Tuneesias, hea Lõuna-Aafrika kohalolek kontinendi lõunaosas ja rubriigis muu, mida me sealt leiame. Somaalias on sisuliselt Türgi, türklaste mõju. Seejärel Hiina, riikides, kuhu Hiina tungib, on nüüdseks esimene jõud, esimene Euroopa kaubanduspartner. Enam ei ole see Prantsusmaa, vaid kuulake nüüd, see on meie Itaalia. Näita rohkem seda teist kaarti, seda, mis on rohkem vasakul. Nii, nagu näeme ka eurooplaste seas, Hiina, see, kus on kõik piirkonnad, just see siin. Vaatame, kuidas Hiina ja tema naabrite vahelises arutelus, dialoogis ja dialektikas see välja näeb. Suur tänu, Antonio, see gloobus on tõesti suurepärane, aitäh sulle väga. Näete provintse ja kubermange, milleks Hiina Rahvavabariik on jagatud, samuti piirkondi ja autonoomseid piirkondi. Eriti neid, mida on ajalooliselt asustanud etnilised vähemused, nagu Lõunas, Yunnan, Tiibet, Xinjiang ehk Ida-Turkestan, kus elab märkimisväärne türgikeelne ja moslemi vähemus ning loomulikult Sise-Mongoolia. Veel üks piirkond on Ningxia, kus elavad huid, kes on han-hiinlased, kuid moslemi usku. Loomulikult autonoomia. Nagu ka Venemaal on autonoomsed oblastid, jah, autonoomsed, sõber, 2 korda, aga tegelikult autonoomiat pole üldse olemas. Vaatame vaidlusaluseid piiriäärseid piirkondi Indiaga. India, kellega Hiina on pidanud, kui ma õigesti mäletan, 2 või 3 piirisõda, mis lõppesid sisuliselt viigiga. Ja mõned analüütikud ütlevad, et ei, hiinlased võitsid, sest. Teised ütlevad, et ei, indialased pidasid vastu, sest. See on sisuliselt viik. Mis mõjutas olukorda, kus poliitikud magasid maha? Sest Gandhi poliitika ajal ei olnud India eriti relvastatud. Kuid hiinlaste reeturlik sekkumine, ka nende konflikt Pakistaniga ja nii edasi, pani neid meelt muutma. Just seal algas India militariseerimine. Kuni millal see oli? 56, kui ma õigesti mäletan. Kuni selle hetkeni ei olnud Indial kaugeltki sellist armeed, nagu nii suurel riigil peaks olema, eks ole. Täiesti nõus, jah, nii see lugu oligi. Siis on meil all rohelised täpid, nii et see väike saar, see punkt kõige lõunapoolsemas otsas, on vaidlusalune piirkond Vietnamiga. Ja siis on meil Taiwan. Meid on nüüdseks teavitanud ka peavoolumeedia. Taiwan, Hiina Vabariik, see, mis on jäänud natsionalistlikust Hiinast, mis esitab nõudeid, mis nõuab kontroll loomulikult kogu mandri Hiina üle ja pean ütlema, et ka mõnede provintside üle, mida täna kontrollib Venemaa, mõnede Venemaa kontrolli all olevate alade üle, mille suhtes Hiina Rahvavabariik seevastu ametlikke nõudeid ei esita. Ükskõik, mida räägitakse,
hoolimata siis nendest rahvuslikest väljaütlemistest ja sisemisest rahvuslikust debatist. Halliga on märgitud Aiu saared, mis on vaidlusalused Jaapaniga. Need on Jaapani territoorium, Aiu saared, Senkaku jaapani keeles, kuid Hiina nõuab neid endale. Seega lääne vaatenurk Hiina suhtes on sageli seotud tema vaidlustega naabritega ja suurest hirmust, et need võivad viia avatud konfliktideni, nagu on juba juhtunud. Miks Vietnami puhul? Hiina pidas 1977-1978, kui ma õigesti mäletan, piirikonflikti. See oli viimane sõda, mida Hiina pidas ja nad kaotasid selle. Seal ei ole kahtluski, hiinlased kaotasid selle, lisaks tõrjuti nad tagasi suurte kaotustega. Nad tahtsid oma tahet Vietnamile teale suruda. Kas see oli saarestik Vietnami ja Hiina vahel? Ei, see polnud see. Need olid kokkupõrked 90-ndatel. Veel enne seda oli seal piirisõda. Jah, see oli piirisõda, mille põhjuseks oli pigem poliitilised kui territoriaalsed motiivid. Hiinlased tahtsid Vietnamile karistust anda, Vietnamile õppetund anda Vietnami kampaania eest Kambodža punaste khmeride vastu, kes olid Hiina-meelsed. Kui me vaatame viimaseid sõdu, mida Hiina on pidanud, alates 1949 aastast kuni tänapäevani, alates Hiina Rahvavabariigi väljakuulutamisest. Meil on Korea sõda, mis jäi viiki, sõjad Indiaga, 2 või 3, ma ei mäleta täpselt, samuti viiki jäänud ja sõda Vietnamiga. Seega mitu viiki ja üks kaotus ja meil on see. Peaaegu võit merel peetud sõdades alates 90-ndatest, sõjad, kokkupõrked, väiksemad lahingud siiani. Vaatame siis, kuidas Hiina muutub järjest enesekindlamaks oma sõjalistes võimetes, eriti naabrite suhtes. See ongi see suur lääne hirm. See on Hiina. Ma lisaksin siia ka Hiina-Jaapani sõjad selles mõttes, et suurem osa tööst tegi ametlik armee, see Genaike Shoseki armee ehk siis Chiang Kai-sheki armee. Kommunistid tegid väga vähe ja siis põrkasid nad praktiliselt kokku natsionalistidega siis, kui need olid juba läbi omadega, sest nad olid pidanud taluma peaaegu 10 aastat Jaapani okupatsiooni. Nad esitlesid seda ikkagi nii, nagu oleksid nad ise jaapanlased võitnud tegelikult. Aga polnud see nii. Kogu kurnatus langes natsionalistliku armee õlule ja viimase hoobi andsid neile verelased, kui nad 1945 aasta lõpus ründasid. Just, 1945 aasta keskel Mandžuurias. Näed, Manchuku või õigemini tol ajal oli see nii, et nad müüsid selle loo maha, et nad said kogu territooriumi tagasi, aga tegelikult oli Jaapani armee kurnatud ja viimase hoobi andsid neile praktiliselt verelased. Täpselt nii. Nüüd palun ma sul järgmise slaidi ette panna. Me unustame ära, et Hiina on ka see asi siin, tema sisemine geopoliitiline kaart. Hiina on mandri mõõtmetega riik. Seega saame seda nagu kõiki suuri riike lugeda kui rõngaste kaupa üles ehitatud riiki. Hiina tsivilisatsiooni ajalooline tuumik, mis ei ole meretsivilisatsioon, vaid on hüdrauliline tsivilisatsioon ehk üks suurtest jõgede ääres sündinud tsivilisatsioonidest nagu Mesopotaamia ja Egiptuse tsivilisatsioon asub Kollase jõe ja Yangtze jõe vahel, mida siin näete esile tõstetuna. Viljakad maad, riisi kasvatamine Lõuna-Hiinas, nisu kasvatamine Põhja-Hiinas, seega sisuliselt hüdrauliline ja autoritaarne tsivilisatsioon. Ma ei pea seda kordama, me oleme sellest juba rääkinud Wittfogeli teooriast hüdrauliliste tsivilisatsioonide idamaise despotismi kohta. See on Hiina tuum. Suured Hiina keiserlikud dünastiad, mille juured ulatuvad aastatuhandete taha enne Kristust, Hiina tsivilisatsioon tervikuna on umbes 4000 aastat vana. Loomulikult. Täielikult. Me oleme umbes 1800 e-krister, kui ma õigesti mäletan, koos esimestega kirjalike tõenditega ja keskse riigi tekkega. Just nii. Siis on meil Fujiani ja Guangdongi provintsid, mida näete allpool. Mereäärne Hiina. Hiina tsivilisatsioon, mis laieneb mere poole. Esimese keisri
Qin Shi Huangdi ajal. See, kes alustas suure Hiina müüri ehitamist, rajas terrakotta sõdalaste armee ja muutis mõned lõuna pool asuvad hõimuriigid Hiinale alluvaks. Seejärel tuli järgmine dünastia, Haanide dünastia, mis sõlmis diplomaatilisi suhteid Rooma impeeriumiga. Selle nimi Haan on siiani kõige olulisema Hiina etnilise rühma Han-hiinlaste nimetus. Ja siis tulid järgmised dünastiad, mis liikusid järjest rohkem mere poole. Tangi dünastia, Hiina impeeriumi hiilgeaeg, millel oli ka oma laevastik, millega prooviti sõdida Koreas. Songi dünastia, mis suruti järjest enam lõuna poole põhja poolt tungivate Türgi ja hiljem mongoli rahvaste poolt. Ja siis tuli Yuani dünastia, tõeline mongolite dünastia. Džingis Khani järeltulijad, kes hakkasid Hiinale andma, oleme juba 1300 aastatel neid piire, mida me täna tunneme. Ja siis on põhjas punased alad, Mandžuuria, tungusi rahvad, kes annavad alguse viimasele dünastiale. Kui olete näinud filmi Viimane keiser, erakordne, just see Tungusi päritolu dünastia, Mandžud, Sise-Mongoolia, kust pärinevad turko-mongooli rahvad, hunnid, hiljem Türgi rahvad ja mongooli dünastiad. Seega rahvad, kes kuuluvad Altai keelkonda, mitte Hiina keelkonda. Need rahvad aitavad tugevalt kaasa budismi toomisele Hiinasse näiteks ja seega ka võõraste ideaalide levikule. Nende rahvaste kaudu jõuab Hiinasse islam, neist saavad siidi tee sillaks. Põhimõtteliselt nii see ongi. Siis läänes see, mida meie nimetame Ida-Turkestaniks või Xinjiangiks või nimetage seda, kuidas soovite, kas Hiina või Türgi nimega ja nii edasi. Uiguristan, iidsete dünastiate maa, alati turgikeelne, maniiluse, islami, nestoriaanliku kristluse tutvustamise maa ning budismi läbikäigumaa. Sild Indiaga ja siis allpool Tiibet. Seega mitte hanide alad, mis on olnud ajaloo jooksul korduvalt erinevate Hiina dünastiate vasallid ning seetõttu Hiina peab neid enda omaks. Aga mis ei ole hani kultuuriga ega Hiina kultuuriga. Seega on Hiina oma ajaloolises tuumikus maismaa kultuur, 2 jõe kultuur, riisi ja nisu hüdrauliline põllumajanduskultuur. Nagu kõik maailma loodeks. Mesopotaamia kultuur, tsivilisatsioonid sünnivad alati jõgede ümber. Tahtsin sinult küsida, kui homogeenne on Hiina tänapäeval eetilisest vaatenurgast? Kas see erinevus on endiselt olemas või peale kaugemate piirkondade on nad enam-vähem homogeensed? Sest homogeensus on oluline tegur, kui keegi tahab astuda suurte riikide vahelisse vastasseisu. Neil on kümneid ja kümneid etnilisi vähemusi. Rahvastik, mis on 1,4 miljardit, mitte 1,5 miljardit, kuigi nad nii räägivad, selleni jõuame veel. Rahvastik, mis on 1,4 miljardit inimest, koosneb kümnetest ja kümnetest erinevatest ametlikult tunnustatud etnilistest rühmadest. Hiina rahvastiku põhiosa moodustavad hiinlased. See tähendab inimesed, kellel on sinitsistlik kultuur ja keel, kellel on konfutsianismi kultuuripärand, samuti budismi, taoismi ja nende traditsiooniliste religioonide, nende Hiina paganluse mõju. See, et need rahvad on endasse sulandanud etnilisi vähemusi, tuleneb juba ajaloost. Nemad loomulikult suudavad juba näojoonte järgi eristada põhjahiinlast lõunahiinlasest või sisemahiinlasest. Loomulikult ka aktsendid. Ametlik hiina keel on mandariini hiina keel, Pekingi hiina keel, kuid Lõuna-Hiinas, eriti Shanghais, räägitakse väga palju murdeid, väga palju murdevariante. On olemas katoliiklastest hiinlasi, see tähendab, et on ka erinevaid usulisi gruppe. Murdevariandid kõik sama kirjaviisiga. Traditsiooniline Hiina kiri, milles on kümneid tuhandeid kirjamärke ja Mao poolt lihtsustatud Hiina kiri, millel on vaid mõned tuhanded. Ma ei ole sinoloog, parandage mind, kui ma räägin rumalusi, aga oluline on seda rõhutada. Just teatud ühtlus
Hiina rahva seas, siis on sul eriti lõunaosas, hõimualadel, Yunnanis, Tiibetis ja Xinjiangis eristuvad kultuurilised identiteedid. Aga pane tähele, hiinlane, isegi kui ta on moslemi usku, ehitab oma mošee koos pagoodidega. Seda olen ma oma silmaga näinud. Hiina tsivilisatsioonil on tugev kalduvus, suur jõud omastada kõik, mis on sinna jõudnud. Mongolid on hiinastunud, türklased on hiinastunud, moslemid on hiinastunud, jesuiidid, kuulsad eukleidilised jesuiidid riietusid nagu mungad, et pääseda keisri jõukonda, nagu laulab Battiato. Nad mõistsid, et kui nad tahavad kristlust Hiinasse tuua, peavad nad riietuma budistlikeks preestriteks. Kristlike tekstide tõlkimisel kasutasid nad konfutsiaanlikke kultuurilisi viiteid ja kujutasid neitsi Maarjat näiteks Huanginina, kes on kaastunde jumalanna budismis. Hiina on segunemiste ja sünkretismi maa. Põhikultuur on konfutsiaanlik, mis on elufilosoofia. Aga seal on ka kõik erinevad Hiina paganlikud jumalused ja taoistliku religiooni jumalused, mis on veel üks religioon. On ka huvitav, et budismil ja shintoismil on olnud Jaapanis väga tugev mõju. Shintoism on Jaapanis põline, shintoism. Millel on palju ühist, kui vaadata vanade, ütleme... Nad võtavad mõned asjad Hiina budismist. Näiteks Dragon Ball, Jumal Shimia lugu ja romaan Teekond läände, mis on tüüpiliselt hiinapärane. Jaapani ja Korea kultuur võtavad palju Hiinast üle. Nagu lääne kultuurid võtavad palju üle Kreeka ja ladina kultuurist. On olemas kultuuriline alus. Shintoism on Jaapani. Need on sügavad juured. Need on juured näiteks ka kristluses. See kuulus number 12, mis ulatub tagasi Gilgameshi ajastusse. Et anda aimu, on olemas Sumeri asjad. Paavsti kuulus kalakujuline terava tipuline müts, mis võtab isegi selgelt üle. Näete? Täpselt nii. Just nii ongi. Nii et need on olemas. Maniheism, mis on Iraani päritolu religioon, on Iraanis täielikult kadunud, kuid jõuab Hiinasse, kus sellest saab müsteeriumi usund. See levib salajastes sektides, mis hiljem taaselustavad triaadi ehk Hiina maffia. Järgmine slaid. On olemas riigi ja erinevate usutunnistuste vahel hõõrumised, kommunismi aeg ja nii edasi. Hiinas on riik alati religiooni kontrollinud. Keiser peab rituaale läbi viima, nagu juba Konfutsius ütles. Seega on traditsiooniline Hiina religioon, konfutsianistlikud taevariitused, taoism, keisri kontrolli all. Kaiserlikes paleedes on taoistlik pagud, konfutsianistlik tempel, budistlik tempel. Kõik need religioonid on riigi kontrolli all. Loomulikult põhjustab see hõõrdumisi suurte universaalsete monoteistlike religioonidega, islami ja kristlusega, kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. Tänapäeva Hiina riik punase dünastia ajal kannab nime kommunistlik partei, kuid see on vaid üks järjekordne keiserlik dünastia, punane dünastia, mis püüab teha seda, mida Hiina keisrid on alati teinud, kontrollida religioone. See põhjustab eriti probleeme katoliku kirikuga piiskoppide nimetamise osas. Dialoog jätkub kuninga eestvedamisel. See on aastakümnete pikkune edasiminek, kristlaste tagakiusamine ja olulised sammud, mille on astunud paavst Franciscus. Aga huvitav on hiinlaste lähenemine. Selle asemel, et kasutada vägivaldset Jaapani pärast lähenemist. Näiteks, pidage meeles kristlaste ülestõusu ja seejärel kristlaste hävitamist Jaapanis. Nad lihtsalt keelustasid, hävitasid ja pagendasid neid. Terved lossid põletati maha, kus kristlased olid peitu pugenud ja piirati sisse. Hiinlased eelistavad kontrollimeetodit. Pole mõtet religioonile vastu seista. Parem on seda otse kontrollida. Proovida kontrollida, hiinlastel on selline lähenemine, mis ei välista ka tugevaid tagakiusamisi, eriti maoismi ajal.
aga jah, Hiina lähenemine on veidi vähem jäik kui Jaapani oma. Hiina tundub peatamatu, kuid tal on suured sisemised nõrkused. Mul on hea sõber, kellega ma eelmisel suvel Hiinas reisisin, kes nägi kõiki Hiina linnu ülimoodsatena. Robotitega, mis toovad sulle toidu koju, taksod, esimesed isesõitvad autod, kõik elektriline, kõik ülimoodsad. Ta käis ringi ja kordas, aitab, nemad on võitnud, anname alla. Ta oli Hiina modernsusest šokeeritud. Hiinlased ei ole võitnud, sest neil on demograafiline olukord, nagu te siin näete, on katastroofiline. Võrreldes sellega on Itaalias olukord hea. Hiinas on laastav demograafiline langus, sellepärast investeerivad nad palju automatiseerimisse ja robotitesse. Ja siis loomulikult see koos ebatõhusustega, mida põhjustab majandus, mis on endiselt plaanimajanduslik ja suures osas tsentraliseeritud, põhjustades ressursside jaotuse moonutusi, mida puhtalt turumajanduslikus majanduses esineb vähem. Seega, et piirkondlikud valitsused näeksid head välja ja saavutaksid SKP kasvu eesmärgid, tootsid Nõukogude Liidus tohutuid terasplaate, millel polnud mingit otstarvet. Hiinas ehitatakse linnu. Kui te reisite Hiinas, näete kuulsaid kummituslinnu, mis on täiesti tühjad. See ei ole eriti mõistlik, kui rahvastik väheneb. Kõigi nende linnade ehitamine tõstab küll SKP-d muidugi, aga lõpuks jäävad need lihtsalt tühjadeks katedraalideks kõrbes, mille poolest Itaalia muide on samuti kuulus. Katedraalid kõrbes. Ei, aga siin on asi hoopis suurem. Nad on ehitanud linnu miljonitele inimestele, mis on tühjad ja jäävadki tühjaks. Nii et sa saad aru, et sa raiskad ressursse, kapitali, energiat ja nii edasi. Õige, ma tahtsin selle küsimuse esitada, sest ma arvan, et see on asi, millest ei räägita kunagi. Kuidas nähakse Hiinasse rändamist? Ma mõtlen, me oleme näinud, et inimeste puudus Euroopas on sõdade, näljahädade ja muu taolise tõttu viinud suure sundrändeni, aga ka teadlikult soovitud rändeni. Ma mäletan 500 000 süürlast, 2 miljonit türklast Saksamaal ja nii edasi. Oli ka nii-öelda odava tööjõu otsimine. Kas Hiinal on poliitikaid, mis kutsuvad inimesi Hiinasse tulema või midagi sellist? Või ei ole ta eriti avatud? Jaapani kultuur on karm. Viimasel ajal on nad teinud. Üks päev vaatasin, mäletan, Chao Japoni kanalit, kellega tegin 4 aastat tagasi otseülekande, tervitan teda muide. Ta ütleb, et nüüd on Jaapanis näiteks viisa saamine palju piiratumaks tehtud. Asjad nii, et kui tahad viisat uuendada, pead olema varem vähemalt 5 aastat Jaapanis elanud, töötama, pead maksma tohutuid makse, räägime 1000 eurodest viisa eest. Nii et jaapanlased, kellel see on alati olnud osa üldkultuurist, on nüüd veelgi kinnisemad. Nad on muutunud tavapärasest veelgi suletumaks. Niisiis, konfutsiaanikud kultuurid on põhimõtteliselt tõrksad, aga mitte pahatahtlikkusest, vaid lihtsalt sellepärast, et nendega on raske kohaneda. Hiina on oma ajaloos olnud väga avatud võõrastele mõjudele. Nad on omaks võtnud kõik väljast tulnud religioonid. Budism, mis on nüüd taas väga populaarne, sest nagu kõik vanad ühiskonnad, pöördub ka Hiina fatalismi poole. Budistlikud templid on rahvast täis ja need on täis paradoksaalsel kombel noori inimesi. Muide, ma küsin oma hiinlasest Tiidi käest, aga te ütlete, et riik on ametlikult kommunistlik riik ja seega ei ole see lahutatud. Ametlikult edendate te ilmalikkust, aga miks? Siin Shanghai budistlik tempel on täis noori, kes palvetavad. Ta vaatab sind, 30 sekundit mõtleb, mis vastuse ma võiksin anda. Hiinas on usuvabadus. Meie riik edendab ilmalikkust, edendab, ja ma sain aru, see on refrään. Aga miks siin on budistlikus templis nii palju inimesi, kõik noored? Hiinas on usuvabadus. Ära korda mulle seda muinasjuttu, mida sul kästi korrata. Ma olin ka üsna karm ja nii edasi. Jah, tegelikult on paljud noored budistid, nad on pöördunud tagasi budismi juurde.
4. korral esitasin ma neile selle küsimuse. Need ongi kõik need märgid, mida ühiskond sulle annab. Tõepoolest, hiljem seletati mulle, et selleks, et läbida eksamid koolisüsteemis, mis sind läbi jahvatab, nagu Korea ja Jaapani oma, noored palvetavad. Miks sa palvetad? Sa oled meeleheitel, sa ei suuda läbida väga raskeid eksameid. Kui sind ülikooli vastu ei võeta, oled sa omadega läbi või maksad altkäemaksu. Sest see on riik, kus on laastav korruptsiooniprobleem, sellest räägime veel. Nii et Hiina on teiste kultuuride suhtes väga avatud, väga uudishimulik. Vabandust, aga kommunism, nagu budismgi, ei ole ju Hiina enda toode, eks? Aga ta hiinastab need. Sotsialism Hiina eripäradega, areng Hiina eripäradega, budism, India religioon Hiina eripäradega. Jaapan mitte. Jaapan võtab palju tehnoloogiat üle, on maailma vastu väga uudishimulik, aga ei taha välismaalasi. Minu arvates on probleem selles, et ühelt poolt on inimeste seas tugev rassism, aga teiselt poolt on raske kohaneda Hiina kultuuriga, isegi ainult keelt õppida. Kui aafriklane tuleb Euroopasse, siis ta oskab juba 4 sõna prantsuse keelt. Suhe eurooplasega on juba vahendatud kolonialismi, meedia, religiooni, võib-olla kristluse kaudu, eks? Kongolane ja katoliiklane, tahan öelda, ning räägib prantsuse keelt. On lihtsam kohaneda eluga Belgias, endises koloniseerivas riigis, eks? Hiinas on tõesti raske kohaneda kultuuriga, mis on täiesti... On eeliseid ja puudusi. Ma mõtlen, et neil ei ole Aafrikaga sellist vastuolulist suhet nagu meil. Kindlasti alustad sa puhtalt lehelt, mis on suhete seisukohalt vähem problemaatiline. Siis võivad muidugi keelebarjäärid ja sellised piirangud. Ja kauguse tõttu peaaegu kõik Aafrika riigid räägivad prantsuse keelt. Seega ka geograafilise kauguse tõttu. Ja siis, poisid, ärme teeskle inimeste rassismist, mis võib-olla ei ole see halb rassism nagu meil, eurooplastel või ameeriklastel, kes panevad valge kapuutsi pähe ja kui oled mustanahaline, siis süütavad su põlema. Või meist eurooplastest, kes teeme kummalisi parteisid ja ründame immigrante, eks. Hiinas võib-olla seda ei ole, ka sellepärast, et valitsus ei salliks seda. See juhtub piirialadel, kus on kambodžalased, tailased, eriti Kambodža tüdrukud, keda röövitakse ja saadetakse triaadide poolt prostituudiks. Nii et seda tõesti on. Ja võib-olla nendes piirkondades toimub välismaalaste lintšimine, aga sellest ei räägita. Sest valitsus ei hinda seda eriti, ei taheta anda Hiinas sellist kuvandit, aga see siiski juhtub. Aga ma ütlen teile, kui sa lähed Hiinasse ja oled eurooplane, siis inimesed on šokeeritud, nad on uudishimulikud, Shanghais vähem. Aga kui sa lähed Chongqingi sisemaale, siis tahavad nad sinuga tihti teha. Pika ninaga. Nad kutsuvad meid pikaks ninaks, sest nende jaoks on meil pikk nina. Nad kutsuvad su habet. Mul oli tollal habe, nad katsusid su habet. See ei ole rassism, see on lihtsalt võõra inimese nägemise kummalisus. Sa oled uudishimu objekt, nii kaua kuni oled mees. Ma jälgin kanali Il Mercato, ingliskeelset Ameerika versiooni, kes räägib täiuslikku hiina keelt, naudib Hiinas Hiina restoranides käimist ja hakkab kõike hiina keeles tellima. Ja nad oli üllatunud, et ta räägib nii head hiina keelt. Nad näevad teda nagu tullukat. Kui ma käisin ringi koos oma sõbraga, siis meid peatati, taheti habet katsuda, taheti pihti teha ja nii edasi. See oli natuke nagu veidriku number, aga vaenulikkust ei olnud. Kui Shanghais käis ringi mustanahaline, sest seal oli mingi Ameerika rahvuskoondis, ma ei tea, mis spordis ja ma ei tea, mis meistrivõistlustel. See oli midagi kummalist nagu tulnukas. Nii et mingil määral, kui mitte just amatud, siis siiski vaenulikkust. Võõras on kummaline olend. Jah, seda tunnetasid sa. Muidugi, ei räägi keegi sõnagi inglise keelt. Mitte sisemaal, vaid Shanghais, linnas, mille sisuliselt rajasid inglased. Isegi 5 tärni hotellis. Kõigil on telefon ja Google'i tõlkeäpp. Nii et natsionalistlik pööre ja tagasitõmbumine on olnud väga tugev. Hiljem annan teile ühe tõlgenduse, sest me jõuame selleni. Palun pane järgmine slaid üles.
Hiina nõrkused. Härrased, kas te ei märka sellel kaardil midagi kummalist samal ajal, kui ma ühendan arvuti vooluvõrku? Vaadake siia. Ameerika Ühendriigid on aru saanud, et kui nad tahavad Hiinat tabada, peavad nad kasutama naftakraane. Lähis-Ida sõjad. Alates Iraagi invasioonist 2003 aastal nüüd Iraaniga ja Hormuzi väinaga, Venezuela. See tähendab, et kui sa tahad Hiinat kahjustada, pead sa just seal lööma. Ameerika Ühendriikidel on endiselt kontroll merede ja väinade üle. Hiinal ei ole üle maailma baase, et oma jõudu projitseerida. Nüüd oled sina sõjanduse asjatundja, aga see kaart on väga illustreeriv. 54. Ma arvan, kuni sul on eelis, kasuta seda ära. Ja, just. 54% Hiina imporditavast toornaftast tuleb Lähis-Idast. Tehke ise järeldused. Tehke teie ise järeldused. Siis on seal üleval Venemaa, sain aru. Ühesõnaga, sõltuda venelastest nafta ja gaasi osas, hiinlased eelistavad mitmekesistada. Neil on venelastes kummaline arusaam. Neil on folkloorne arusaam. Minu Pekingi giid, meie Pekingi giid ütles, jah, see on kummaline naaber. Meie näeme neid kui purjus inimesi, kes ratsutavad karul. Meie jaoks on nad folkloor. Pekingi kesklinnas oli Vene toodete pood, kus taustaks mängis Katjuša muusika. Seal müüdi viina, šokolaadi, folkloor. Aga valitsuse tasandil. Kui ma küsisin oma giidilt, aga kas te tungite Taiwani kallale? Ma esitasin küsimusi otse. Tema ei mäletanud. Ühel päeval saan ma kõne Hiina vanglast. Ta vastas küsimata, meie ei ole venelased. Toon oli selline, me ei ole nii rumalad nagu venelased, et hakkame teistele riikidele kallale tungima. Loodan, et tal oli õigus. Taiwan naaseb ema maale, aga rahumeelselt. Selle annan teile niimoodi edasi. Nüüd järgmine slaid. Vastab sellele. Sõltub kus. Ratos? Ei. Livornos ka mitte. Kõik baarid ja kõik Hiina toidukohad ei tee seda. Minu arvates on see harjumuse küsimus. Pratos ei pane keegi tähele hiinlast, nagu maapoisid. Aga on normaalne, et inimene... Kui sa lähed Svalbardi saarele, oled sa tõenäoliselt ainus hiinlane Svalbardi saarel. Keegi vaataks ju ringi, eks. Nii et kõik on suhteline, aga see tuleneb sellest, et selles mõttes pole suurt ligipääsu. Pole võimalust seda ligi meelitada, vaata Ameerikat. Ameerikas on kõike, sest nad on vähemalt varem enne Trumpi, ütleme nii, olnud selles mõttes väga kosmopoliitne riik. Seega on ta alati rajanud oma edu immigratsioonile. Jah, aga siis kordan, ma just lõpetasin ütlemisega, et Hiinas ei ole ma näinud ega kuulnud sellest halvast rassismist, mis meil eurooplastel on mitte eurooplaste suhtes. Ma just lõpetasin ütlemisega, et Ameerikas, kus mustanahalised, keda ühel või teisel moel rööviti ja viidi orjadena Ameerikasse, neid süütasid Ku Klux Klani liikmed. Ma ei saa aru, miks see inimene tahab kõige suhtes probleeme tekitada. Milanos, kui oled Aasia päritolu või mustanahaline, siis keegi ei üllita sind, sest see on kosmopoliitne linn. Kui lähed mõnda minu koduprovintsi piirkonda, Bergamosse, siis seal vaadatakse siin viltu. Just, aga mitte ainult siis, kui oled mustanahaline või Aasia päritolu, vaid ka siis, kui oled mõnest teisest Itaalia piirkonnast. Seega, lähme konteksti juurde. Just. Palun järgmine slaid. Lääne strateegiline kultuur ja Hiina strateegiline kultuur. Siia panin male ja siia panin hoopis Go mängu. Go on jaapani keele nimi, hiina keele nimi, kui ma õigesti mäletan, on Weichi, mida ma kindlasti hääldan väga valesti. Go ütlemine jaapani keeles on palju lihtsam. Paljud asjad, mis on hiinapärased, jõuavad meieni läbi Jaapani kultuuri. Bonsai on tegelikult pärit Hiinast. Riietus ja kimono on pärit Hiinast. Paljud asjad
on neid, kes ütlevad, et isegi sushi võib olla Hiina päritolu. Siin ma ei hakka midagi kindlat väitma. Kuna Hiina oli aastakümneid kommunismi tõttu suletud, samal ajal kui Jaapan avanes läänele ja lääne tarbimiskultuurile, jõudsid paljud Hiina kultuuritooted meieni läbi Jaapani. Nüüd lääne strateegiline kultuur, malemäng ja go-mäng. Male. Vastased, kes võistlevad sümmeetriliselt, üks nähtav ja kodeeritud käik korraga, et vallutada põhimõtteliselt malelaua keskpunkt, see on lahing. Lääne strateegiline kultuur, alates Tuküüdidesest läbi Machiavelli, Rooma ja keskaegsete sõjapidamisõpikute, Montecuccoli kuni Clausewitsini. Lääne strateegiline kultuur on strateegiline kultuur. Lahingu kineetilise hetke peamooma. Kui tapetakse, eks. Hiina strateegiline kultuur on Sun Tzu oma. Kõige suurem ja üldisem on see, kes rikub vaenlase plaanid ja võidab sõja ilma ühtegi lahingut pidamata. Saad aru, see on koperniklik küsimus. See on koperniklik erinevus. On ka tehtiline erinevus. Go. Kombinatsioonide arv on hullumeelne. 3 astmes 361 Ja siin me jõuamegi keeleni. Aga ka keel ise. Sageli küsitakse, miks hiinlased on matemaatikas nii tugevad? Mõtle ise. Kui tavalise ajalehe lugemiseks pead teadma vähemalt 2 või 3 tuhandet märki. See tähendab, et sa teed juba väiksest peale tohutut vaimset pingutust. Meie lepime sellega, et meil on oma tähed, neid on 21, et aimu saada. Aga nende mäng on palju keerulisem. Kordi keerulisem kui male. Jah, sest go-mäng ei põhine sellel, et vallutada malelaua keskpunkt ja seal võidelda. Ja võidab see, kes sööb teised ära või annab kuningale mati. Go-mängus võidab see, kes takistab vastasel rohkem punkte kogumast, kes takistab tal liikuda. See on lämmatamine ja see on aeglasem, see kestab kauem. Nii et Hiina strateegia on samuti kaudne strateegia. Mõju avaldamine ülemerel elavate hiinlaste kogukondade kaudu, luure kasutamine. Triaadide kasutamine, Hiina maffiate kasutamine, millele Deng Xiaoping teeb suure avangu, patriootlikud triaadid, eks? Ma ei vasta Tantole, sellepärast, et ta ütleb, räägi oma tüdrukutest. Poisid, te peate õppima, kuidas statistika töötab. Sõbra või minu nõbu näited ei loe. Räägitakse sellest, kui palju suurepäraseid matemaatikuid välja tuleb. Mitte ainult demograafilistel põhjustel, vaid ka ühiskonna stimuleerimise tõttu. Selline ühiskond suunab sind, natuke nagu Nõukogude Liidus, kus oli väga palju insenere. Miks? Sest Nõukogude ühiskonnad püüdsid eelkõige edendada tehnilisi õpinguid. Näiteks Rumeenias oli filosoofia keelatud, et ei aimu anda. On ilmne, et nii tuli välja palju rohkem insenere ja kui koolitati rohkem insenere, siis kasvas ka väga kõrgetasemeliste inseneride osakaal. Nagu kõik oleksime sunnitud inseneriks saama, eks, selles mõttes. On ilmne tõenäosus, et keegi on kõrgemal tasemel suureneb. Aga sama kehtib ka Jaapani kohta. Ka Jaapanis on neil siiski teatud kalduvus õppimisele, mis tuleneb äärmiselt rangest režiimist. See sunnib kõiki ja paratamatult on silmapaistvaid inimesi, kes esile tõusevad rohkem. See süsteem ise ongi väga suunatud sellele, et tekitada andekaid inimesi, sest neid innustatakse juba algusest peale. Nii et kui keegi on andekas, siis selles süsteemis ta areneb. Meil siin võib-olla läheb ta Tamsi õppima. Võib-olla oleks vaja suurt matemaatikut, aga ta läheb Tamsi õppima. Kas sa saad slaidi natuke lähemale tuua, et raamatud oleksid paremini näha? Näed, Clausewitz sõjast, Sun Tzu sõjakunst. Muidugi ma lihtsustasin, poisid. Ärge pahandage. Me peame, järgmine slaid. Me hakkame nüüd arutlema. Siin ma küsin endalt andmete põhjal tehtud võrdlused
umbkaudne reegel, mitu allveelaeva on Hiinal, mitu allveelaeva on Ameerikal, mitu laeva kokku on Hiinal, mitu on Ameerikal, mitu fregatti. Sest kui vaadata, siis hiinlastel on tohutult palju laevu ja siis veel kogu rannavalve ja kalalaevad, mida saab vajadusel sõjaks kasutada või rekvireerida. Hiinlastel on triljoneid laevu ja seega, nagu Enrico ütles, anname alla, nemad on võitnud. Sellest ei piisa. Hiinlased, viimane merelahing, mille nad pidasid, toimus 19. sajandi lõpus jaapanlaste vastu ning nad kaotasid selle. Pärast seda pole nad enam keerukaid mereoperatsioone läbi viinud. 90-ndatel toimunud piirikonflikti Vietnamiga, selle võitsid nad, nagu me rääkisime. Ameeriklased sündisid merevõimuna. Nad on merevõim juba üle sajandi. Ameeriklased tegid oma esimese amfiibooperatsiooni ja kasutasid merejalaväelasi juba 19. sajandil Põhja-Aafrika barbaripiraatide vastu. Ameeriklased on seda tõesti juba sajandeid teinud. Nad õppisid oma õppetunni. Mis oli Ameerika iseseisvussõja puhul kõige suurem oht? See oli inglaste mereblokaad. Nad said kohe aru, et sul peab olema oma merevägi. Tegelikult olid esimesed laevad, mille nad ehitasid, näiteks Constitution või Trincomalee ja nii edasi, juba läbi mõeldud. Arvestades, et meie ei suuda toota nii palju kui inglased, seega meie fregatid, kuna neil on lai võuk, eriti kõva puit, peavad nad suutma samal ajal mitme laevaga võidelda. Nad mõistsid kohe, mis oli inglaste jõu otsustav tegur. Vaata ka sellel natuke vanal graafikul on allkirjas tonnaaž 1,8 miljonit. Nüüd võib-olla on see 2,2, 2,3, isegi 2,5 miljonit. Sest tegelikult on neil palju laevu, aga kui me võrdleme Ameerika hävitaja tulejõudu Hiina hävitajaga, siis tegelikult saad aru, et Hiina hävitajatel on vaid kolmandik Ameerika laeva tulejõust. Ka üsna vana, võib-olla 20–30 aastat vana, lihtsalt et aimu anda. Seega ei tohiks vaadata ainult klassi järgi arvu, vaid ka seda, millised relvastused pardal on. Näiteks mina ei ole kunagi vaadanud Vene mereväge nii, et Vene hävitaja oleks võrdne Ameerika hävitajaga või Vene ristleja oleks võrdne Ameerika ristlejaga. Miks? Sest venelased täitsid oma laevad pilgeri täis. Moskva või Kiirov, kui soovite, omasid peaaegu 2 korda suuremat tulejõudu kui nende Ameerika analoogid. Sest Vene strateegia oli selline, niikuinii uputavad nad meie laevastikku. Seega, kui tuleb kokkupõrge, tulistame kõik, mis meil on ja püüame teha võimalikult palju kahju. Seega, ainult ühe klassi laeva võrdlemine teise klassi laevaga ei anna sulle kogu ülevaadet võimekusest. Ja ma lihtsustan praegu, jätan kõrvale tehnoloogiad, sidepidamise, millisel tasemel nad suhtlevad, koordineerivad end ja nii edasi. Hiinlaste põhiosa sellest, mis teil veel on, kuigi nad arenevad riikliku tootmise osas. Ja minge vaadake järele see otseülekanne, mille tegime Lansara ja bussiga. Hiina paraadil, pange tähele, viimasel Hiina paraadil olid Nõukogude päritolu masinad täiesti puudunud. Kõik oli koha peal toodetud, kõik oma toodang. Samas mereväes on neid endiselt väga palju edasi arendatud variante. Näiteks 1/3 lennukikandjast on endiselt vana lennukikandja, mis tehti Ukrainas. Aga mida ostavad hiinlased venelastelt siiani? Väga tihti lennukimootoreid. Sest selles, mitte alati, aga selles on venelased endiselt hiinlastest paremad. Ja ma arvan, et see on viimane asi, mis venelastele eelisena alles jääb. Eelis, mis lõpuks kaob? Palun näite järgmist slaidi. Reformid, investeeringud, moderniseerimine ja siis räägime ka korruptsioonist. Nagu näete, on Hiina ja Hiina relvajõud muutunud. Alates rahvavabariigi väljakuulutamisest 1949 aastal Rahvavabastusarmee, mis ei ole Hiina rahvavabariigi organ, vaid Hiina kommunistliku partei organ, mida Hiina kommunistlik partei juhib keskse sõjalise komisjoni kaudu. See tähendab, et Hiina rahvavabariigil ei ole oma armeed
Hiina kommunistlikul parteil on armee, seega tugev poliitiline kontroll relvajõudude üle, nagu kõigis kommunistlikes riikides. Just, see keskendus maavägedele. Rahvavabastusarmee peastaap kontrollis otseselt armeed. See oli armee peastaap. Siis olid veel merevägi ja õhuvägi, millel oli omaenda peastaap. Ülimuslikkus kuulus armeele. Nad olid väga maha jäänud, ühtset ühendoperatsioonide kontseptsiooni polnud. Merevägi ja õhuvägi olid maismaavägede harud. Hiina doktriin on aastakümnete jooksul arenenud. Kui 1990-ndatel hakati kasutusele võtma ühendoperatsioonide kontseptsiooni, mõistes, mida ameeriklased Pärsia lahe sõjaga Iraagis korda saatsid, eriti 1990-ndate alguse lahe sõjas. Seega Hiina doktriin arenebki seal uurides ameeriklasi. Nad oskavad väga hästi uurida, mida teised teevad. Toimus suur areng. See oli vana struktuur, et anda aimu, kui keegi tahab midagi väga detailset, mis võttis palju üle, see on struktuur, et anda aimu Stalini ajal. Panin teile kõik vasted kirja, see oli puhastuste otseülekannetes, et näha, kuidas suurem osa Nõukogude Stavka struktuurist võeti üle Hiina armee poolt. Vähemalt viimase 5 aastani. Nad muutuvad palju, näiteks sinu slaidil oli näha uusi väejuhatusi, eks. Regioonide kaupa üles ehitatud juhtimisstruktuur ja nii edasi meenutab veidi ameerikalikke juhtimisstruktuure. Nii et nad muutuvad operatiivses mõttes. Siil jääb alles veel poliitiline osa, sest poliitiline administratsioon, see oli Punaarmee ajast, eksisteerib endiselt, see tähendab poliitika ja õigusasjade komisjon. Keskkomitee. Ja neil on endiselt poliitbüroo osa. Nagu näete, on see täielikult alles jäänud. Poliitbüroo, alaline komitee muide, mis kontrollivad kõiki armee harusid. Muide, nad teevad ka hinnanguid selle kohta, kes peab edasi pääsema ja kes mitte. Hinnangud, sest hindamine ei toimu ainult operatiivses, taktikalises või strateegilises valdkonnas, vaid ka poliitilisest vaatenurgast. Seega on huvitav näha, et nad arenevad. Minu teooria puhastuste otseülekandes oli see, et see relvajõudude moderniseerimine on selges vastuolus poliitiliste diktaatidega. Kui sa tahad omada tõhusat armeed, nagu Hiina oma muutumas on, ja teha ühendoperatsioone, pead sa omama teatud tasemel operatiivset, strateegilist ja taktikalist iseseisvust. Palju kõrgemal tasemel, kui minu arvates partei on valmis andma. Ajaloo jooksul on olnud mitmeid juhtumeid, kus ma ei ütleks küll mässud, aga on olnud ka riigipöörde katseid, kuid iga kord, kui armee on püüdnud pead tõsta, on partei selle oma kohale tagasi pannud. Ja praegusel hetkel ei ole Hiina armeel praktiliselt enam ühtegi kindralit, kellel oleks sõjakogemust. Jõuame selleni. Nii et Hiina doktriin, nagu me nägime, areneb üha enam ühisjõudude ja üha rohkem tehnoloogia suunas. Nüüd, kui ma õigesti mäletan, siis just nimelt keskne sõjaline komisjon koordineerib erinevate relvajõudude peastaapi, mis on aga koondatud 5 sõjateatri väejuhatuse ümber, väeliikide ülesed. Sellega, mis oli kunagi teine suurtükiväe korpus, mis on nüüd muutunud iseseisvaks funktsionaalseks juhtkonnaks. Strategiiki raketivägi, millel on mandritevahelised ballistilised raketid tuumalõhkepeadega. See loogika on nüüd sisuliselt lääne päritolu ühisvägede ehk joint tüüpi loogika. Järgmises slaidis on aga tõsine probleem. Ühelt poolt korruptsioon relvajõududes, nagu kõigis Hiina valitsuse struktuurides. See on riik, kus korruptsioon on tõesti pöörane probleem ja Hiina kodanik teab seda ning aktsepteerib seda. Miks valitsus talub korruptsiooni? Sest see on vahend, mida kasutatakse hiljem puhastuse tegemiseks.
kui kõik on korrumpeerunud, siis kõigil on midagi varjata ja kõiki saab kõrvaldada. See on puhastuste skeem, mida Xi Jinping just tegi, Emaldades muu hulgas kõige iseseisvama mõtlemisega kindralid, sealhulgas viimase, kellel oli lahingukogemus ohvitseri, kes oli võidelnud Hiina-Vietnami sõjas. Kui ma ei eksi, siis Zhang Xuxia oli viimane, eks? Zhang Xuxia, täpselt. Seega eemaldatud. Uurimise all on üks, kes on praegu teenistuses. Nii palju, kui meile Hiinast uudiseid jõuab, poisid, sest ega seal mingit erilist läbipaistvust ei ole. Jah, ma nägin mõningaid uudiseid, mille ma selle kohta leidsin, selle otseülekande jaoks puhastuste teemal. Tegelikult avastasin, et ühte neist polnudki Xi Jinping kõrvaldanud, vaid hoopis teine klikk. Nii et nad kõrvaldasid ka üksteist, püüdes võimu haarata. Siis tuli Xi Jinping. Ja kuna Zhang Xuxia klikk oli võitmas, eemaldas Xi Jinping selle. Ja seega pole isegi teada, kas määratakse veel keegi või kas seda reformitakse. Praegu täidab ta sisuliselt seda rolli, aga on jäänud ainult tema. Kus Anti ütleski, mul on 4-5 tükki, kes kõik omavahel tülis on, et nad üksteist välja ei kannataks. Täpselt, just, see ongi asja mõte. Nii et kui me nüüd analüüsime Hiina relvajõude ja Hiina võimet sõda pidada, siis räägime riigist, kellel on tohutud tööstuslikud võimed, millega meie läänes enam sammu pidada ei suuda. Tohutud tehnoloogilised võimed, millega meil läänes on täna raske sammu pidada. Laastatud demograafia, keda nad saadavad sõtta surema, ainukesed lapsed, nad lähevad järjest rohkem üle robotitele, eks. Ja armee, mida vaevavad nepotism ja korruptsioon, kus edutatakse pigem poliitilise lojaalsuse kui pädevuse põhjal. Ja puudub igasugune kogemus. Nii et see ongi asi, mida ma ütlen. Kas ma ütlen, et Ameerika Ühendriikides pole korruptsiooni? Ma ei ütle seda. Kas ma ütlen, et Ameerika Ühendriikides pole nepotismi? Ma ei ütle seda. Kas ma ütlen, et Ameerika Ühendriikides ei edutata inimesi poliitilise lojaalsuse eest? Piisab, kui vaadata, kes on praegune sõjaminister ja siis ütleme, et praegune USA juhtkond ütleb, et tahab Hiinale vastu seista, aga tegelikult rabavad nad niisama tühja ühesõnaga. See on asi, mis on täiesti ilmne. On selge, et Hiinas on see kõik hoopis teises mastaabis. Hiina mastaabis siis on tõsi, et sul on tööstuslik tootmisvõimekus, kordan, mida lääs enam järele ei jõua. Me ei jõua neil enam järele. Me peame selle tema peast välja tapma. Just nii. Aga tuleb ka öelda, et Hiinal ei ole seda lahingukogemust, mis Ameerika Ühendriikidel on. Ja loodame, et tal ei tulegi seda kunagi. See ongi tegelik küsimus. Tehnoloogia vallas on konkurents aga avatud. Siin taandun korralikult sinu ja Marko Bussi ees, aga annan teile mõned mõtteained. Hiina oleme öelnud, et Hiina on kommunistlik riik. Jah, põhiseaduse järgi küll. Neil on endiselt 5 aastagu plaanid. Kommunismi määratlevaks tunnuseks on tootmisvahendite riiklik, avalik või kollektiivne omand. Tänapäeval võid sa olla juba ka maa ja hoonete omanik, ma arvan. Ja ka tehaste omanik. Seega tootmisvahendite erastamine on peaaegu täielikult lõpule viidud. Seega on üleminek mitte ainult de facto, vaid ka de jure kapitalistlikuks riigiks väga kaugele jõudnud. Kuid on olemas partei nimega kommunistlik partei, millel on Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse kohaselt juhtiv roll valitsusasutustes. On ka teisi väiksemaid parteisid. Hiinas on kokku 8 seaduslikku parteid. 7 neist on marionettparteid, täiesti kasutud. Juhtiv roll on kommunistlikul parteid. See on kommunistlik partei, millel on juhtiv roll nii põhikirja kui ka Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse järgi. See viitab Marxi mõttele, marksismile, leninismile, Mao Zedongile, Deng Xiaopingile ja siis Xi Jinpingile, kes on partei tuum. Kui te liigute Hiinas ringi, kas te ei leia ühtegi Mao raamatut? Ma lähen Shanghai raamatupoodi, kus on võõrkeelsed raamatud. Seal on üks Mao luuleraamat,
aga siin on Xi Jinpingi nurk. Ma lähen Shanghaisse, hoonesse, kus asutati Hiina kommunistlik partei. Seal müüakse Xi Jinpingi raamatuid. Seal võib-olla oli üks Mao raamat olemas. Aga see nurgake, aga kas iga juht püüab seda isikukultust ühest teise üle kanda? Tõeline ideoloogia, härrased, ei ole kommunism ega Hiina eripäraga sotsialism, mis on termin, mida nemad kasutavad ja mis minu arvates on palju huvitavam. Tõeline ideoloogia on Hiina eripäraga natsionalism, tugeva üheparteilise kontrolliga, mis on lihtsalt uus keiserlik dünastia. Ja just nimelt natsionalismiga, mis maskeerub teadlikkuseks Hiina antiikajast ja Hiina kultuuri üleolekust. Annan teile mõtteainet mõne ideoloogi kohta. Wang Huning, kes on Xi Jinpingi ja Hiina kommunistliku partei tõeline juhtiv intellektuaalne eeskuju. Wei Wei ja Yang Suetong, kes on 3 suurt uue Hiina natsionalismi ideoloogi. Mõned, nagu Yang Suetong, on rohkem Mao nostalgilised. Teised, nagu Wang Huning, esindavad moodsamat lähenemist, kuid kõik nad on natsionalistlikud teoreetikud. Mis on Maost alles jäänud? No, pilt Punase väljaku kohal, aga raamatut ei leia. Hiina maoismise, erinevad Nõukogude kommunismist, ei püüdnud kunagi eriti levida ega maoistlikke liikumisi rahastada. Neil olid sidemed punaste khmeeridega ja mõne sissirühmitusega. Aafriklased aga pigem olid nad välisriikide parteid, kes viitasid Maole, nimetasid end maoistideks, nagu India naksaliidid, Nepaali maoistid, nagu Sendero Luminoso Peruus. Kui ma ei eksi, siis Hiina ei püüdnud neid toetada. Ta ei teinud seda, mida tegi NSVL, kes rahastas ja toetas mõnikord ka sõjaliselt tervet hulka kommunistlikke parteisid üle maailma. Mis on Maost Hiinas alles jäänud? Vähe isikukultust, tühendumust, aga partei tasandil praktilises mõttes tegelikult väga vähe. Tänapäeva Hiinas on rohkem Xi Jinpingi kui Maod. Just, see on pigem konfutsianism kui kommunism. Seega Incogni on lahendus teie ja minu probleemidele, nii et härrased, tänan teid, ausalt. Ma saan palju rohkem tüütuid pakkumisi. Tean, et palju minu jälgijad kasutavad seda, kuna Incogni on pikendanud koostööd ka järgnevateks kuudeks. Ja siin on jälle president Mortadella, tubli. David, said kohe tsitaadist aru. Tsitaadist. Oleme kohal. Siin me oleme, vabandust katkestuse pärast. Järgmisel slaidil liigume lugemissoovituste juurde. See tähendab, et kõik, mida ma teile täna õhtul rääkisin, ei ole ühe hullumeelse sonimine. Mitte sellepärast, et ma ei oleks hull, vaid sellepärast, et need ei ole sonimised. On olemas ulatuslik bibliograafia, nii et Nicola Cristadoro on olnud selle kanali külaline, luureekspert, on kirjutanud selle toreda raamatu Hiina kaudse strateegia kohta. Kuidas rakendatakse draakoni käiku? Soovitan teil seda kindlasti lugeda. Seega, see ei ole vaieldamatu tekst siin. Väga tõhus. Aga sõjalised küsimused. Simone Tossi on võib-olla Itaalia suurim Hiina strateegia ekspert. Hiljuti ilmus Mulino kirjastuses raamat Terasest müür, mis analüüsib Hiina doktriine. Ja Simone Tossi tahab iga 2-3 aasta tagant analüüsiraamatut Hiina doktriinide kohta. Ta loeb dokumente, hoiab end Hiina saitide kaudu kursis, nii et lugege tema raamatuid. Tuleb öelda, et hiinlased ei avalda oma doktriine. Tegelikult selgitada raamatus koos nendega. Siis spekuleerida ja proovida sellele jõuda. See on see, mida nad teevad nagu ameeriklased. Oodake, me tegeleme mitmeliigilise sõjapidamisega. Nad toovad välja artikleid või midagi sellist, nagu poleks olemas valget raamatut. Seda teevad ka venelased, sest ka venelased kirjutavad doktriinidokumendi, vähemalt ühe raamistiku dokumendi, eriti just selle kohta. Venelased kirjutavad selle.
Noh, need on üldisemad, aga näiteks kui vaatame, mida kirjutati 90-ndatel, siis ameeriklased võtsid sealt väga palju südamesse. On tohutu arutelu mitmeliigilise sõjapidamise doktriini ja nii edasi üle. Hiinlased ei tee nii. Pole ühtegi raamatut, mis ütleks, et see on see, mida me tahaksime teha. Tuleb hankida valge raamat, mida iga teatud aja tagant avaldatakse. Doktriinide kohta on Hiina sõjaliste doktriinide põhitekstiks Defense, neile, kes loevad inglise keeles. China's military strategy 1949, nii et see on natuke vana. Sest siis aktiivne kaitse. Oli kõige esimene doktriin. See oli passiivne kaitse selles mõttes, et sina tungid sisse, meie ründame sind, nagu herilased tuled ja tungid sisse ning meie ründame sind nagu herilased igast küljest. Siis nad said aru. Ja siin tuleb mängu lääs, eriti pärast esimest lahesõda. Et oodata, kuni vastale sind ründab, kui nad on ameeriklased, siis nad löövad su knockouti. Nii et sa ei saa seda teha. Siis tullakse tagasi, muudetakse kontseptsiooni ehk siis aktiivne kaitse, vastase eemale tõrjumine, mis ongi tegelikult see, mida kõik suurriigid teevad. Venelastel on kinnisidee puhverriikidest. Ameeriklased tahavad pidada sõda kõikjal, välja arvatud Ameerikas. Võimalusel Euroopa või Austraalia rannikul või Taiwanil. Vastast eemale tõrjuda. Ja neil ongi just aktiivse kaitsekontseptsioon. Mind üllatab eriti see, kui vaadata, mis on Hiinas viimase 20 aasta jooksul toimunud. Nad on õppinud Jaapani kõik õppetunnid selgeks. Kui vaadata seda perioodi, mil Jaapan industrialiseerus ja hakkas Venemaad välja kutsuma. Ja siis ka üldiselt lääne inimesed, kes unustavad isegi oma traditsioonid, sest võtavad kasutusele lääne riietuse. Vaadake, isegi kui see on natuke kehv film, aga Viimane samura on natuke jama. Kuigi see on mingil määral inspireeritud. Aga seal on ka realistlikke jooni, näiteks see, et sa ei tohtinud enam kanda samurai soengut ja nii edasi. Siis rahunesid nad tasapisi maha, sest nad said aru, et pole vaja tingimata kanda pintsakute lipsu, et asju teha. Hästi, sa võid ka oma kultuuri meeles pidada. Pole juhus, et teise maailmasõja ajal toodeti üle 3 miljoni katana. Sest see kultuur jäi alles. Kuigi 1920-ndatel ja 1930-ndatel keelati mõõga kandmine, et anda aimu, asjad olid muutunud. Sest kui vaadata Jaapani militaristlikku ja majanduslikku arengut, ka tööstuse seisukohast, siis see sarnaneb väga Hiina arenguloole. Ja tegelikult, milline see oli? Jaapani idee. See oli luua kaasõitsengusfäär ja suurendada kogu Jaapani ümber oma mõjusfääri. Selleks, et võidelda võimaliku vastasega võimalikult kaugel kodumaast. Lõpuks viivad erinevad lahendused alati samale järeldusele. Kui pead looma sõjalise jõu, mereväe ja nii edasi ja seega see aktiivse kaitse kontseptsioon. Kui mina nägin neid jooni, mitte ainult seda kuulsat 13 joonega 1110, siis sõltub juba dokumendist. Aga ka see teine joon, kuhu jaapanlased tahaksid jõuda, meenutab üsna palju neid jooni, mida nad tahtsid saavutada. Natuke. Nii et see aktiivne kaitse tähendab palju kaugemal emamaast asuvat kaitset. Me ei räägi rannikust Hiina ja Taiwani vahel. Me räägime sellest, et jõuda palju kaugemale kui Taiwan. Isegi hakata lähenema Guami poole. See on juba omaette mõte. Sest muide, need on rahvusvahelised veed, kes keelab mul seal oma jõude hoida. Täpselt. Selle kohta viitan ma oma paari sõbra kirjutatud raamatule Vaikse ookeani väljakutse, mis on raamat. Jah, võetakse vastu. Olgu, paneme selle ka sisse, mõne infograafika, väikese raamatu, lühikese, mis eriti midagi ei anna. Ainus, kes sellest teemast räägib. Nii et see on natuke, ütleme, itaalia keeles, see on põhiline teos. Nüüd naljad kõrvale jättes neile, kes nagu Lantsara tunnevad kirge ja seksuaalset erutust. Kõik Ironi raamatud käsitlevad lennukite tehnilisi üksikasju. See siin räägib J-20 stealth häritajast. Ja siis on veel Arpia Publishingu raamatud, kuigi ma näen, et nad avaldavad järjest vähem. Nad on teinud väga ilusaid asju, kui vaadata. Üleval on Flashpoint China, kus analüüsitakse kõiki sõjaväeringkondi ja lennukeid.
hinnates isegi nende arvu ja nii edasi. Suhhoi versioonid, mis on imporditud, toodetud Hiinasse litsentsi alusel või kopeeritud. Väga hea kirjastus, avaldab väga harva midagi. Ma ei tea isegi, kas ta on veel olemas või on juba mõned aastad tagasi lõpetanud. Ma ütleksin, et tänapäeval on kvaliteedi ja tootmise järjepidevuse poolest eeskujuks Alien Publishing. Sõjaliste küsimuste juurde tuleme hiljem tagasi. Siin on Hiina ajalugu prantsuse keeles lugejatele. Meil on Etienne Balaz, Taevane bürokraatia, uurimus traditsioonilise Hiina majandusest ja ühiskonnast. Suurepärane sinoloog, võib-olla suurim prantsuse sinoloogia koolkonna sinoloogidest, kes on andnud meile Marcel Granet ja loonud erakordseid teoseid. Etienne Balaz majanduslikust ja sotsioloogilisest vaatenurgast võib-olla kõige olulisem Mulino kirjastuse väljaannete seas. Tagasi Konfutsiuse juurde, mis seletab, kuidas toimub Konfutsiuse ümberhindamine, kes oli peaaegu kultuurirevolutsiooni ajal keelatud. Siis Mao juurde mingil hetkel, mis siis juhtub? Algab hõõrdumine, tal on rohkem võimu enda kätes, ta ajab nõukogude nõunikud minema, kuulus Hiina nõukogude lõhe, seega tüli Hruštšoviga. Hruštšov, me peame industrialiseeruma, suur hüppe edasi. Ilmselge põhjus. See mees hävitab Stalini müüdi, seega loob Mao oma isikukultuse müüti. Täpselt, suur hüppe edasi. Kõik elavad kommuunides. Kõik harivad maad, kõik toodavad terast hajutatud ja ebaefektiivsetes terasetehastes. Hävitame varblased, et nad ei sööks teravilja. Tulemusena, ma ei tea täpselt, miljoneid surnuid ei suuda me kokku lugeda. Hinnanguliselt 40–60 miljonit. Ja. See on midagi täiesti hullumeelset, nii et mida teeb Mao? See on kummaline, sest see on täpselt samad vead, mis Nõukogude Liidul. Industrialiseerimine, maade kollektiviseerimine ja nii edasi. Siis nemad panid selle teistele rohkem maksma, näiteks Ukrainale, aga ka teistele kohtadele, iseviselt. Nii et kas see on huvitav näha, et nad kordavad täpselt samu vigu, täpselt samade tulemustega. Hruštšovi nõunikud ütlesid talle, ära tee nii, me oleme sellest juba läbi käinud, aga tema ajas nad minema. Mis ta siis teeb? Mao teeb enesekriitikat ja käivitab kultuurirevolutsiooni. Põhimõtteliselt võtab partei noored ning puhastab välja need vanad, kes teda kritiseerisid ning kindlustab oma võimu punavaartlaste abil. Hiina vajub sisuliselt kodusõja kaosesse, millest ta väljub alles Mao surmaga. Nii kaotab Hiina maailmaga võrreldes aastaid ajaloos. Ning Deng Xiaoping peab riigi avama, moderniseerima ja nii edasi. Konfutsius, kes kultuurirevolutsiooni ajal kõrvale tõrjuti, hiljem taastatakse tema maine ja see raamat seletab kogu selle loo lahti. Siis, mis puudutab raamistikku ja Hiina iidset ajalugu, siis minu arvates on alati ületamatud Jean Sellier raamatud Aasia rahvaste atlas. See on nagu lühikokkuvõte, annab väga ilusa kokkuvõtte, on põhjalik ja täpne. Seda raamatut ei ületa miski. 2 mõtisklust kaasaegsest Hiinast, 2 valgustavat raamatut Hiina vaatenurgast Ameerika Ühendriikide kohta. Seega Ameerika peegel selle vihkamisarmastuse suhte kohta, mis on Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel. See on erakordne raamat, seda loeb nii kergelt, sest see on nii hästi kirjutatud. Minu komplimendid autorile, keda ma varem ei tundnud. See on hullumeelne raamat, lugege seda. Kuidas Hiina avaneb 80-ndatel, kuidas ta võtab vastu Ameerika kultuuri ja mis siis edasi saab. Ja siis see avatuspüüdlus reedetakse peaaegu ära, sest hiinlased tunnevad end ameeriklaste poolt reedetuna. Aga kuidas siis nii? Me tahtsime end teile avada ja nüüd te tõrjuta meid. Aga ka Hiina natsionalismi tagasitulek, see raamat, mille kirjutas Hiina ajaloolane, seega hiinlase pilk Hiinale, imperialistliku Hiina tõus ja langus, riigi arengu sotsiaalsed alged. Selle raamatu tees on valgustav. Hiina ajalugu on sisuliselt nagu rikkad mungad, vaene klooster. Vaesed mungad, rikas klooster.
kui sul on tugev keiser, tugev keskvalitsus, kes surub maha tärkava kodanluse, surub maha aadli, surub maha kohaliku autonoomia. Hiina riik on tugev, kuid kodanikuühiskond vaesub ja külvab seemned järgnevaks lagunemiseks. See on kriitika Xi Jinpingile ja kiitus Deng Xiaopingile. Loobu natuke keskvalitsuse võimust. Lase õitseda kodanlusel, aristokraatial, kaubandusel, lase äridel kasvada, lase ka kodanikuühiskonnal kasvada. Eks? Ometi on Hiinas tugeva valitsuse müüt. Sest Xi Jinpingi mõte on, me tegime suuri asju, kui meil oli Qin Shi Huang. Tema, kes ajas minema mongolid ja hunnid, lasi ehitada suure müüri. Mingide keisid, kes ajasid mongolid minema. Mao, kes ajas jaapanlased minema. Just, seega võõraste sissetungijate väljaajamisega tegeleb tugev kuningas, tugev keiser, seda on Hiinale vaja. Ei saa öelda, et meil Euroopas puuduks tugeva mehe müüt. Palju õnne, suur tänu. Hiina hakkab 21. sajandil domineerima, kuid teda pidurdavad tema sisemised nõrkused. Kui ma teaksin, võitsin sulle öelda, aga siis peaksin su tapma. Ma ei tea, see on liiga raske küsimus, mul pole aimugi. Võib-olla need kaks asja isegi ei välista teineteist. Võib-olla saab Hiinast 21. sajandi kõige olulisem riik, kuid see ei saa olema absoluutne ja kõikehõlmav ülekaal nagu Ameerikal, sest tema sisemised nõrkused takistavad seda. Kes teab, võib-olla need kaks asja ei välista teineteistki. Ma viskan oma arvamuse. Kui Hiina ei tee seda viga, et alustab sõda, saab temast tõenäoliselt planeedi juhtiv tsivilisatsioon, kui ta seda viga ei tee. Just nii. Sest tal on kõik, mida on vaja võimu omamiseks. Ilma, et ta peaks seda tingimata kasutama. Sõjalisest vaateturgast on neil suurim majandus, suurim industrialiseeritus. Nad kasutavad hästi pehmet jõudu ja neil ei ole enamiku planeedi jaoks kompromiteerivat ajalugu. Võib-olla mitte India ja Tiibeti puhul, aga üldiselt pole ülejäänud maailm on sellega probleemi. Seega piisaks neil lihtsalt sellest, kui nad ei peaks sõda. Ei teeks seda viga, mida teevad kõik riigid, mis industrialiseeruvad, militariseeruvad ja nii edasi. Alustada sõda, sest see oleks sellisele riigile nagu see kõige suurem katastroof. Kahjuks ütlevad meile 4000 aastat sõja ajalugu, et lõpuks jõutakse alati sinna välja. Ma loodan Hiina tarkusele, sest ausalt öeldes on selles segaduses, millega me viimased 4-5 aastat tegelenud oleme, ainsad ratsionaalsed ja mõistlikud olnud hiinlased. Siiani pole neil olnud seda rumalust, et pidada sõdu ja masid üle maailma tekitada. On üks kommentaator, kes kirjutab, kogu nende aastatuhandete pikkuse ajaloo jooksul nad pole kunagi püüdnud minna oma geograafilistest piiridest kaugemale, nad pole kunagi korraldanud koloniaalekspeditsioone. Mis on nende geograafiline piirkond? Kes selle määrab? Geograafiline piirkond? Ei. Ka Hiina on olnud omajagu ekspansionistlik, nagu me nägime varem 2 jõe piirkonnast alates, järjest laienedes ja nii edasi. Ka sellepärast, et see on paganama suur manner. Kes otsustab, mis on geograafiline piirkond? Kas igavene isa määrab igale ühele oma geograafilise piirkonna? See ei toimi nii. On Vaiolo, kes küsib türklastelt Turkestanist ja hiinlastelt rahulikult öeldes, et ma ei taha olla Hiina vastane ega midagi sellist, kollane oht. Tegelikult loodan ma Hiina tarkusele nagu Mirko ja loodan, et see on 1000-aastane tsivilisatsioon, mida tuleb sügavalt austada. Faccia valere in modo positivo. Teisest küljest ei taha ma ka idealiseerida kõike, mis ei ole lääne päritolu ega öelda, et valged lääne inimesed on kolonialistid, pahad maailma hukutajad ja teised on head. Ma ei taha teha ei seda ega. See on natuke teooria, eks. On lihtne öelda, et nunnad on kloostris vooruslikud, aga kui toome diskoteegid, siis räägime uuesti. Sama jutt kehtib ka siin. Vaatame siis, kui neil on suur armee, suur merevägi, kas on lihtne olla vooruslik või kas nad kasutavad seda. Sest kalduvus on seda kasutada sinu enda ajaloo arvelt. See tähendab, et seda ei tohi teha. Ma ei taha olla ei sinofoobne, ei sinofiilne ega ka mitte Hiina vaenulik. Ma tahan anda võimalikult objektiivse hinnangu. Siin ma annan teile allikad, hiljem jagame slaide
ja nüüd palun Mirkot, loodan, et Giovanni Cecchini jälgib meid. Ma ütlesin talle, et ta meid jälgiks, sest tuleb minu filmiteemaline osa, Lanzara, on lennukite fetiš, mina olen filmisõber. Professor Maria Di Gardellile, kuidas saab vaadata Hiinat maailmas? Mida Hiina ekspordib kultuuritootena? Kas kööki? Ja filmikunsti. Ma armastan Hiina toitu. Vähemalt kord nädalas käin Hiina restoranis. See on mul lemmikköök. Minu arvates on see tõesti mitmekesine ja ka tervislik. Põletades saia tähendab õli. Põhimõtteliselt suured kultuurid loovad suurepäraseid kööke, selles pole kahtlustki. Siis on mitmekesine köök, piirkondlike eripäradega, kõrgetasemeline õukonnaköök ja erakordne rahvaköök. Kinokunst. Teine suur kultuuritoode on kinokunst. Nii et Hiina kino, me võime seda kino vaadata, et mõista seda ajalugu, seda tsivilisatsiooni. Siin tahan ma veel 10 minutit teie aega võtta. Sõnavabadus maoismi kõige raskematel aegadel oli Hongkongis, kus sündis ka Märuli kino. Siin ma toon teile Harboldi, mis on tõeline klassika, aga ka intiimsemat, introspektiivsemat kino. Kui te pole näinud In the Mood for Love'i, poisid, siis see on üks minu 10 lemmikfilmist. Ever on film, mis on täis õrnust, graatsiat ja sügavat introspektsiooni. Operaatoritöö, muusika, näitlejatööd, see on hingeminev film, täis kõrghetki ja lüürilisust. Te tõesti peate seda nägema, In the Mood for Love, te peate seda nägema, see on introspektiivne kino, kus näeme globaliseerunud Taiwani ärimehi, kes reisivad üle maailma. Selge järgner Harboil Tremulla. Ma ütlesin Taiwan, ma mõtlesin Hongkong, vabandust. Hongkong. Hongkong Harboilis. Ja see on Märuli kino, see on lõbus kino, see on kino, mis vastab väga kiiresti Lääne ja Ameerika publiku maitsele. Seega pööratakse tähelepanu ka kultuuritoote ekspordile. Keelekasutus hakkab siis tasapisi arenema ka Mandri-Hiinas 80-90 aastate avanemisega, uued väljendusviisid mandril. Ja meil on kino, mis hakkab Cannes'is auhindu võitma, Kuldne palmioks. Chen Kai-gei, hüvasti mu konkubiin, kes nüüd teeb propagandafilme, kuid tol ajal tegi ta vabu filme. 90-ndad olid Hiinas vabadusaeg, suurema vabadusaeg. Ja siis 4 Oscarit Wuxia panile, mis on fantaasia või ajalooliste kostüümidega võitluskunstide filmide žanr. Tiiger ja draakon. Fantaasiafilmid, kuid ajalooliste viidetega. Sest see on huvitav. Mõned meistrid, keda seal mainitakse nagu Roheline mõõk ja teised, põhinevad tegelikult müütidel. Ang Lee, suurepärane režissöör, kes on teinud 4 filmi. Mulle meeldib ka kogu sari, näiteks 3 kuningriigi lahing. Ilus. Erinevalt India kinost, mis mulle üldse ei meeldi. Bollywood, India, Hiina kino. See India oma. Tegi kõva läbimurde, kui tuli välja teatud võitluskunstide filmidega. Pane tähele, Indias on olemas autorikino. Ka Bangladeshis on olemas intellektuaalne kino. Kaede laurajal on üks maailma kino tähtsamaid filme. Siin on üks Conjet. Ma jõuan sinna. Probleem on selles, et India kino toob lagedale Salam Bombay, mille tegi Mandani ema, New Yorgi linnapea. Muuseas, ta teeb tohutult palju filme. Selle asemel on see populaarne kino, mis väljaspool Indiat eriti ei kõneta. Need balletid, need viited hindu mütoloogiale on tõesti raskesti mõistetavad. Hiina kino on leidnud oma isikliku keele. 90-ndate avanemised, õiguse kritiseerida, sotsiaalse kriitika, Pekingi jalgrattad ja jalgrattavargad. Itaalia neorealismi meistriteos, mis kritiseerib teisest maailmasõjast väljunud Itaalia ühiskonna olukorda. Siin kritiseeritakse Hiina ühiskonda majandusbuumi ajal. Nendel režissööridel on julgust kritiseerida isegi Hiina edu. Täna on see mõeldamatu. Pekingi jalgrattad ja veel üks film, mida ma pean liigutavaks, Jõe naine, Joe jõe ääres.
seda on väga raske leida, ma pidin seda vaatama restaureeritud versioonis Milanos kinos, selle leidmine oli tõeline katsumus. Aga see film ka siin on nii lüüriline ja jutustab puhtalt filmi keeles ilma režissööri liigse ülepaisutamiseta. Hiina kino on olemuslike kaadritega väga puhas, see on fotograafiline kino, mis jätab näitlejatele palju tõigendamisruumi. Mõnede režissööride, näiteks suurfilmide tegijate, nagu Zhang Yimou, stiilid paistavad silma ja kohe jõuamegi selleni. Sest siis on olemas ka puht propagandistlik suurfilm. Zhang Yimou, kes on hoopis väga väljendusrikas režissöör, on selline, kes jätab oma töödele tugeva jälje ja kasutab palju värve, suured kaadrid. Valitsus annab talle sõdureid, et nad oleksid massistseenides. Nagu Stalin tegi Eisensteini puhul, teda kutsutakse Hiina Eisensteiniks, ta oli 2006 aasta Pekingi olümpiamängude etenduste režissöör. See on seega hullumeelne, väga lõbus, suurejooneline, võimas, tohutu, kolossaalne film. Tohutud lahingud, loomulikult võitluskunstid on alati ülepaisutatud, lendavate pistodade mets. Täpselt, Zhang Yimou aeg, täpselt, aga Hero on propagandafilm. Ülistatakse riiki, suurt riiki, suurte seadustega, suurt kuningriiki seega. Väärtuslik propaganda. Viitega ka Hiina alandusele. Täpselt, labane propaganda. Siin on Changchini järve lahing. Minu arvates ei saa Korea sõjast rääkivat filmi vaadata ajaloolise täpsuse seisukohalt. Miki Hiir Krimmi ja Korea sõjas. Need räägivad jaapanlastest, kus näidatakse, kuidas hiinlased tapavad jaapanlasi nagu Rambo, aga mitte päris Rambo, vaid Rambo hotshot versioonis. Jah, just sellised asjad. Näiteks üks hiinlane, kes tapab 700 jaapanlast. Kui me kõik teame väga hästi, kuidas tegelikult oli. Kui rääkida propagandast, siis jah, tänapäeval tehakse tõesti propagandat. Porcona kõige räigem on see Hiina Rambo ehk Wolf Warrior. Aga kui vaadata asja teisest küljest. Oota, ma päästan ühe inimese. Selles filmis on Scott Atkins. Jah. Scott Atkins, poisid, vaadake tema filme, kui olete võitluskunstide fännid, sest ta ei ole väga tuntud, aga ta on tõeline võitluskunstide koletis. Scott Atkins. Tehniliselt ei ole midagi öelda filmi Hundisõdalane kohta. Tehniliselt ei ole midagi öelda ka filmi Changchini järve lahing kohta. Näed, et neil on vahendid, näed, et neil on rahastust, näed, et nad oskavad seda kasutada, näed, et nad oskavad teha eriefekte. Liiga palju arvutigraafikat filmis Changchini lahing. Hundisõdalane seevastu laitmatu, aga nagu järjekordne film hävituslendurist. Praegu ei tule nimi meelde, üks Hiina versioon Top Gunist, suurepärane 800 kangelast, tohutu film Shanghai vastukannust jaapanlastele. Ma mõtlen, tehniliselt pole nende filmide kohta midagi öelda. Probleem on selles, et peale 800 kangelase, mis iseenesest on ka hea film. Pole paha, ma olen seda näinud, aga vaata, selles mõttes on nad jaapanlastega sarnased. Vaadake filmi Yamato viimane reis. See on väga retooriline Jaapani film. Väga retooriline, väga romantiline. See reis lõppes siis täiesti mõttetult. Viimasel ajal on jaapanlased mind alt vedanud. Nad hakkavad tegema filme, mis on veidi nostalgilised, mis tähistavad asju, mida ma ise väga armastan. Yamato on väga halb lugu, seda kutsuti Hotell Yamatoks. Sest see ei teinud praktiliselt mitte midagi. Ja viimasel ajal olen märganud, et jaapanlased on teinud 2 korda Yamato filme uuesti. Sest üks tuli välja paar aastat tagasi. Yamato mehed, kus tähistatakse eituse ohverdust. Siis liiga palju retoorikat. Näed ka maitselangus, see tähendab, sa ei saa aru, kas Hiina publik nõuab natsionalistlikku sisu. Ma ei arva, et see tingimata nii on. Arvan, et valitsus on see, kes neile neid ette söödab. Ja kunstiline tase langeb. Jah, sest tuleb öelda, Jet Li, Hero, aga kui sa vaatad Puhnalite metsa,
isegi ainult esteetilisest vaatenurgast on see väga ilus ja seal sees olid ka sügavad mõtted. Ma olen neid näinud, olin noor, kui neid asju nägin, need on juba päris vanad. Ja ma mäletan seda, see kvaliteet ei ole oluline, kus sul on hea tuju. jah. Jah, Seega usun, et ka Hiina kino, suur kultuur, toodab suurepärast kööki ja suurepärast kino. Hiina kino areng räägib meile palju selle riigi, sealhulgas kultuuriloost viimastel aastakümnetel. Kriitiline kino, introspektiivne kino, kvaliteetne kino, ekspordiks mõeldud kino, propagandakino, rohkem siseturule suunatud. Võrdleme seda India kinoga, mille toodang on äärmiselt kultuurne ja väga realistlik. India all pean silmas kogu subkontinenti. Kebelaud Rajal, Bengali film, tervitus Bombaisse, aga ka paljud teised India kinoteosed, intellektuaalne kino. Ja siis on sul see mass kohalikes keeltes filme, tamiili keeles ja nii edasi. See on maailma suurim filmitööstus, kuid toodab põhimõtteliselt selliseid asju, mida väljaspool subkontinenti pole võimalik näidata kõige rohkem ehk mõnel Aafrika turul. Siin on romantilised lood, CD-ooperid, tõesti on raske. Hiina kinol on hea keskmine tase, see sobib hästi ekspordiks. aga siiski. Mida te tahate? Seda mõjutab tugevalt poliitika ja viimaste aastate natsionalistlik pööre. See polnud nii 2000-ndatel ega 90-ndatel. Muide, eriline äramärkimine neile, kes tahavad korralikult naerda. Shaolin Soccer. Täielik rämps. Täielik rämpsfilm. Aga ka lemad pöördusid lõpuks komöödiafilmide poole, mis tegelikult juba eksisteerisid. Kui vaadata, siis Jackie Chan tegi üsna lõbusaid filme. Nii lõbusaid, et ta viidi lõpuks Hollywoodi. Aga Jackie Chani esimesed filmid tehti kõik Hiinas. Kogu Bruce Lee filmide suund, kogu see võitluskunstide žanr, mis tekkis. Hongkong, Hiina värav läänele ja lääne värav Hiinale oli Hongkong. Aastakümneid oli tal... Vaata, mida need mulle meenutasid. Purjus meister. Ma ei tea seda. Vaata teda, ta on purjus stiilis. See on midagi fantastilist, Drunken Master, vaata seda, sest see on tõesti hea. Märgin ära ka Teemoniga suure müüri. Minu meelest on see jäledus. Aga see oli katse tuua Zhang Yimou, kui ma õigesti mäletan, Hollywoodi filme tegema. Kas te siis mäletate filmi Rentsli miljonär, seda India filmi, mis võitis Oscari? Üks pisarakiskuja melodraama, pisarakiskuja lugu. Üks lugu, mis kisub pisara silma. Idee oli ühendada Hollywood ja Bollywood, eks? Võtame ühe õnneliku lõpuga loo, mis meeldib ameeriklastele, lisame sinna India tantsunumbrid, inglise keelt kõnelevad India näitlejad, loome silla, ka ärilise silla nende kahe maailma vahel. Ja me paneme selle Oscari võitma. Pidage meeles, et Oscari võitja otsustavad suured stuudiod ärilistel eesmärkidel. Näete, see on filmialane poleemika, aga tahan öelda, see jäi nagu hõõguvaks söeks. Ta tõi Pateli esile näitlejana, kes nüüd mängib peaosi, on produtsent, tegi filmi Monkey Man, ka võitluskunstid India märur. Aga vaadates lääne turgu, siis Patel näitlejana püüab olla sillaks India ja lääne tööstuse vahel. Tulemused on erinevad. Ta ei ole halb, mulle ta eriti ei meeldi, aga ta on hea väljendusrikas, tal on alati selline löödud koera nägu, ükskõik mida ta mängib. Saite aru, et ma pole suur fänn. Hiina kino on minu arvates saavutanud absoluutse lüürilisuse tipptaseme. Nii hästi tehtud propagandafilmis nagu Hero kui ka filmides Sucho River või Armastuse meeleolus, mida ma pean maailma kino meistriteosteks. Mitte ainult Hiina kino kohta, sest minu arvates on kino tõeliselt universaalne keel. Ja kui see loob meistriteoseid, siis loob see tõelisi meistriteoseid. Sest Fellini film 8,5 on meistriteos, ükskõik millises kultuuris, kuhu see kuulub.
või Kubricki The Shining on absoluutne meistriteos, kinoõppetund igale kultuurile, kuhu see kuulub. Hiina kino on nendele tippudele jõudnud mitu korda. Härrased, ma ütleksin, et oleme kõik olulise ära öelnud, vähemalt selle väikese sissejuhatuse kohta Hiina maailma ja aktuaalsuse teemal. ja nagu näeme, Hiina on viimasel ajal B2 Spirit pommitajaid jälginud. Nad püüavad kasutada osinta andmete kogumise tehnikaid, et jälgida teatud sündmusi, kuid nad ei ole maailmas sündmuste suhtes eriti häälekad. Me kohtume nädala jooksul tõenäoliselt Ukraina teemaliseks ülevaateks, välja arvatud juhul, kui Trump ärkab homme hommikul halva tujuga ja teed midagi ootamatut. Veel üks otseülekanne tehisintellektist. Seekord just andmete koondamise kohta, osintuuringute jaoks ja nii edasi ja nii edasi. Me töötame Mehhiko teemalise otseülekande kallal, kombati ise ja nii edasi, sest seal on palju seoseid Hiina, fentanüüli ja Ameerika vahel. Neid on päris palju. Nii et ma tänan väga presidenti, kes isegi pühapäeval on valmis sellisteks asjadeks. Tänan teid kõiki, head pühapäeva ja head ööd. Tšau, poisid, head ööd kõigile.